sest sel hetkel olin ma, töötasin 2 koha peal, mul olid väiksed lapsed, talumaja, koduloomad, kanad, kõik jutud. Et ma käisin ise koolis, ma õppisin magistris, et seda oli ilmselgelt liiga palju. Ja ma ei osanud öelda ei nendele uutele tahtmistele, mida mul oli kogu aeg hästi palju. Et see näitas seda, et ma olin kõige viimane oma selles nii-öelda selles nimekirjas, mis on vaja teha. Ja ma olingi kõige viimane, ma ei oleks sel hetkel muidu selles punktis olnud. Ja siis ma läksin selles mõttes edasi, et ega see olukord ju ka ei olnud lihtne ja kui ema tuleb koju ja valab ennast välja kõikide nende peale, kes kodus on, keda ma tegelikult kõige rohkem armastan, aga ma teen neile kõige rohkem haiget, et siis see ei ole okei. Ja selle lapsed ikkagi tabasid kohe ära, et kui ma teen vaikuse minuteid, siis ma olen parem inimene. Nii et tõesti, ma olen tänaseks parem inimene ja igapäevane praktiseerimine annab kindlasti nagu selle tulemi, kui sa tahad rahu iseendasse. Et see rahu ja vaikus, ma oskan palju rohkem nautida, seista, vaadata, olla hetkes, lapsega koos batuudi veel lihtsalt pilvi jälgida. Ta on 1,5 ja me teeme seda koos. Et täna on jah lumi seal batuudi peal, täna me ei teinud, aga see on ka see osa tegelikult, mida ma nagu ei teadvusta kui vaikuse minutit, aga tegelikult see on juba nagu selline keskendumisharjutus minule endale ja minu lapsele ka, kes juba nagu oskab sellist hetke võtta. Ma õppisin ütlema ei. Mu jaoks oli hästi oluline teha kogu aeg kõike ja lakkamatult minna kogu aeg kuskile, käia, olla, teha kogu aeg mingeid asju. Ja siis ma hakkasin ütlema ei ja mitte tegema teiste asju, vaid nautima seda, et mul on ka mingid asjad teha ja mul on õigus lihtsalt praegu istuda siin ja hingata. Lihtsalt istuda ja hingata. Kas te kujutate ette minu õigus? Üks hästi hea selline näide sellest, et see töötas mu peal, oli see, kui mul oli tehtud laua peale nimekiri, mis tähtsuse järjekorras igal hommikul, kuidas ma alustan oma hommikut, mis järjekorras ma söön, vaikuse minutid, jalutan, kõik sellised, annan kanadele süüa, et mis järjekorras ma teen ja ühel hetkel tuleb laps, ma arvan, et ta oli siis 8-aastane, tuleb küsima mu käest, emme, kas sul on hommikused vaikuse minutid tehtud? Ma ütlesin, ei ole. Olgu, tulen pärast tagasi. Ja mul on siiralt kahju, et minu 2 vanemat last on kasvanud sellise emaga, nagu ma olin 2 aastat tagasi. Ja mul on ülimalt hea meel, et meie pesamuna kasvab praegu siis meie kodus, kus kõik on muutunud. Kõik on muutunud.